Tänases naisluksuri proovisõidu saates räägime teile jälle ühest väikesest, vahvast, toredast linnadžiibist ja seekord on tegu siis uuenenud Suzuki Vitaraga ja uuenenud mudeli tunneb ära siis iluvarel paiknevate vertikaalsete kroomribade järgi ja kaitseraud on ka nüüd kroomnurkadega, veermik, mootor ja käigukast jäid muutmata ja ehk sõiduomadused on täpselt samasugused nagu enne. Nuriseda saab automaatkäigukasti kohatise uimerdamise kohta ja on ka ta sisumise interjööri materjalid siis nagisevad nagu odavale autole kombeks. Saada olen tal nüüd kahes osas avatava panoraamkatusega, mida mõnedele varustuste astmetele ei saa. Seitsmetoline puuteekraan on olemas, millesse saab navigatsioonisüsteemi, vabad käed süsteem on selles ja ka nutitelefoni ühendavus ja on olemas on ka Android Auto ja Apple CarPlay. Uus 4,2-toline multifunktsionaalne vedelkristallekraan on olemas ja mõnesse varustusastmetesse seda kahjuks ei saa. Interjöör näeb välja muidu väga tavaline siis, kuid sellegi poolest kõik vajalik on ju seal olemas. Ja palju see faceliftiga ei muutunud. Ja jalakäija tuvastusega laugus kokkupõrke vältimissüsteem on olemas. Ja see kasutab siis kaamerat ja samuti siis laserradarit. Ja pagasiruumi mahtu on tal ainult 375 liitri jagu ja mootori valikus on 1-liitrine mootor ja 1,4-liitrine mootor. 1-liitrisel mootoril on 82 kilovatti ehk 110 hobujõudu ja kütusekulu on sellel 6,1 liitrit 100 kilomeetri kohta ja maksab see 14 990 eurot ja siis on olemas 1,4-liitrine 4-silindriline 109 kilovattine 138 hobujõuline mootor ja kütusekulu on sellel liitri jagu rohkem ja seal on 4 krioga ja see maksab siis juba peaaegu 20 000 eurot. Selline on nüüd Suzuki Vitara. Mõningad asjad on natukene kehvata puhul, kuid muus osas on ta täiesti hästi õnnestunud väikeline linnadžiip. Minge ja tehke taga proovisõitu ja liigelge ikka turvaliselt, et näeksite naisluksureid ka järgmisel nädalal. Nägemist!